Nii, tere tulemast järjekordsesse lahutustundi. Järjekorras siis numbriga 10 ja tänased teemad on tõstatatud siis Allari poolt ajutised liikluskorraldused ja kohe saab tema siis ka sõna. Need slaidid on ette valmistatud ja vaatame, mis meil sel teemal õppida on ja teises pooles proovime siis natuke kritiseerida liiklusohutusprogrammi ja kas need programmid aitavad liiklusohutust parandada või mitte, et proovime siis anda hinnangu. Ja kiiresti veel reeglid räägime üle. Need on siin iga kord meil ekraanil olnud, et me siin räägime või püüame rääkida ühekaupa ja saab tõsta Teamsis käe siis, kui on sõnasoov. Püsime teemas ja täpselt tund aega on siis see diskussioon, mille me salvestame ja pärast läheb YouTube'i üles. Ja siit lähekski siis asja juurde ja ma arvan, et Allar, sa võid teha mikrofoni lahti rääkima hakata ja ma püüan siis neid slaide klikata vastavalt sinu ohjamisele ja kui keegi sõna soovib, siis tõstame kätt. Tere ja aitäh. Et see ajutine liikluskorraldus kriipis mu hinge eelmise koosoleku ajal eriti sellepärast, et ma olin tulnud mööda maanteed, kus oli tähistatud, see oli siis Kanamaa viadukt, kus oli siis tähistatud see ajutine liiklus selliselt, et mitte laupkokkupõrkesse sattuda, siis oli vaja sõita nagu märkide järgi vastassuunas, aga õnneks kõik läks hästi, siis ma sattusin kuskile linna, kus ajutine liikluskorraldus juhtis mind kõnniteele ja ma sain rusikaid jalakäijatelt. Et mul ei ole haridust selles osas ja ma väga sügavalt ei ole kõikide õigusaktidega tutvunud. Hästi lihtsustatult saan ma aru nii, et Transpordiametil on veel Maanteeameti ajast siis juhend riigiteede ajutine liikluskorraldus, mis ütleb, et põhimõtteliselt tuleb järgida riigiteatajast siis nõuded ajutisele liikluskorraldusele. Määrus, mis ta siis on, ei näe numbritki, aga aastast 2019 1. jaanuar on ta kehtiv ja kehtib tänase päevani. Kui nüüd nendest kiiksudest ja kääksudest rääkida, siis mina olen enda jaoks selle asja niimoodi mõelnud, et see ajutine liikluskorraldus minu kogemuse põhjal jaguneb siis viieks kategooriaks ja need on püsivad teetööd, lühiajalised teetööd, kiireloomulised teetööd, need ka liikuvad teetööd määruse sõnastuse järgi, siis õnnetusjuhtumid ja natuke vähem võib-olla levinud spordivõistlused ja laadimistööd. Ja omakorda siis kõik need 5 kategooriat minu meelest jagunevad ära 2 asjad, mis toimuvad maanteedel ja asjad, mis toimuvad linnas sees. Kui ma oma tähelepanekutest räägin, siis viimase aja tähelepanekud nende püsivate teetööde osas on üldiselt üsna positiivsed, et üldjuhul ei ole väga suuri apsakaid, küll aga on mingid sellised väiksemad tähelepanekud. Eriveostele tavaliselt suurtel teetöödel ei mõelda, mingid tagasipöörded, mahakeeramised, sellised asjad, üldiselt neid on kõik paberi peal joonistatud, aga mitte reaalses elus läbi mõeldud.
Negatiivsetest asjadest veel on liikluskorraldusvahendite igasugune korrastamine, sättimine, puhastamine ja siis ka see vastavalt töö iseloomule ümber tõstmine, et see on ikka kohati väga kaootiline. Aga väga suur positiivsus on selles, et kui on ikkagi suured teetööd, siis juba päris pikalt antakse nendest ette teada. No Kanamaa puhul näiteks et Märjamaal on sellekohane teavitus, et kui saad, sõida Rapla kaudu näiteks. Kui ma mõtlen linna igasugustele ümbersõitudele, siis tähelepanekud võiksid olla sellised, et väga raske on leida püsiva teede ehitusobjekti puhul ümbersõitu, mis oleks selle kooskõlastanud ametniku poolt reaalselt läbi sõidetud. Tavaliselt kipub Tallinnas see asi olema nii, et teetööd langevad ühele ajale, ei arvestata sellega, et mingis piirkonnas mitme samaaegse ehitusobjekti puhul on see ümbersõidule sattuv koormus niivõrd suur, et kõik on vihased. Ja loomulikult ei muudeta minu kogemusel ka ühtegi fooritsüklit, kui on kuskil vaja mõnda ümbersõitu kasutada. Ja kergliiklejate poole pealt Pae tänava või siis selle Narva maantee alguse rekonstrueerimine nüüd on eriti kohutav näide või siis Tallinnas Vabaduse puiesteel bussipeatuste rekonstrueerimine ka täiesti kohutav näide, et jalakäijad on sisuliselt suunatud Vabaduse puiesteele või siis sellele samale Peterburi teele ilma, et oleks keegi üldse mõelnud, kuidas päriselt jalakäija seal liikuda saab. Ja kõige hullem on veel see, et kui siis koolilapsed või näiteks vanurid või invaliidid kuskil liikuma peavad. Et selliseid asju minu meelest ei vaadata piisavalt. Mul on siin 2 märkust. Lühiajaliste igasuguste ajutiste liikluskorraldusjuhtumite puhul on kõige suurem häda selles, et kasutatakse täna liikluskorraldaja teenust, kes tuleb 3 päeva enne objekti kohale, paneb märgid püsti ja ma saan aru, et need märkide paigaldamine on aeganõudev töö, aga neid märke saab paigaldada ka viisil, et nad ei ole liikluses jutumärkides aktiivsed. Aga seda ei teha ja siis tekib olukord, kus see varajane tähistamine devalveerib selle märgi tähtsust, sest tõepoolest mitte midagi ei toimu, keegi aru ei saa ja kui siis lõpuks objekt lahti läheb, siis eelmisest päevast on meeles, et aga seal ei toimunud ju midagi, et sõidan ikkagi silmad kinni läbi. Ja siis alternatiiv on see, et kasutatakse lihtsalt ühte veoautot või objektijuhi ohutuledega autot. Ja nii ongi, tehakse ära, mis mõnel juhul ei olegi võib-olla linnatingimustes kõige hullem lugu, aga maanteel on ikkagi see päris jama. Ehk siis linnas ma ütleks, et igasugused valgusefektid selliste lühiajaliste erijuhtude puhul oleks igati asjakohased. Ja maanteel siis väga suur probleem, eriti viimasel ajal, et ei kasutata hoiatusega tõkestussõidukeid piisavalt. Et kui ikka Tallinn-Pärnu maantee peal vahetatakse tee ääres olevat helkurposti ja seda teeb lihtsalt üks kollase noolega veoauto,
ja see toimub pärastlõunasel ajal vastu päikest sõites, siis tegelikult on see väga halb lugu ja ohtlik. Õnnetusjuhtumid selle punkti juures ma tahaksin öelda seda, et minu meelest on nii see Maanteeameti juhis kui ka nõuded ajutisele liikluskorraldusele täiesti ajale jalgu jäänud ja see tuleks üle vaadata väga kriitilise pilguga, et näiteks selline punkt nagu kus ta siis on, peatükk 8 avariitööd ja liiklusõnnetus, et sisuliselt ei ütle see mitte midagi, mitte kellegile. Jagaksin õnnetusjuhtumite puhul ajutise liikluskorralduse 3-ks, pika mõjuga, lühikese mõjuga ja siis rikkelised juhused, kus on vaja liikluskorraldusele mõelda. Et pika mõjuga õnnetus, näide gaasiauto õnnetus Pärnu maanteel, kus väga suure liikluskoormusega tee oli arusaamatult kinni päris mitu päeva, sest pühad olid. Päästeameti tegevust ei hakka kommenteerima, aga liikluskorraldus sellel ajal oli pehmelt öeldes kesine. Nüüd lühikese mõjuga õnnetustest, ma arvan, igaüks on sõitnud maanteel ja näinud, kus mõni kas maha põlenud veok või purunenud haagis või midagi sellist seisab päevi ja päevi. Ainuke tähistus on üks sinine valge noolega märk, mis minu hinnangul on ilmselgelt puudulik ja sellised juhtumid tuleks hästi kiiresti likvideerida, et politsei peaks tegema koostööd siis teehooldaja ja järelevalvajaga ja ohutuse tagamiseks peaks kasutama sellistel juhtudel kindlasti tõkestussõidukeid. Aga lubamatu on olukord, kus kraavis vedelevad autod päevi ja päevi. Ja tehnorikked siis, mis viimasel ajal on sagenenud ja mille pärast on saanud inimesed hukka, et tõkestussõiduk tuleb kohustuslikuks teha juhul, kui sõidukit või veokit ei ole võimalik pukseerida ohutusse kohta. Ja tõepoolest, et igasugused LED-i lahendustega valgustusseadmed, need on peaks olema oluliselt rohkem kasutatud. Linnas veokite teisaldamine minu meelest ka täiesti eluline teema, aga kõik on kuidagi hambutud. Et järgmisel slaidil on üks minu enda üles pildistatud lugu veoki rikkest Laagri alevikus Veskitammi tänaval 100 meetrit enne Laagri ülesõitu, kus veoautol purunes käigukast ja see veoauto ja haagis seisid selle koha peal 3 ööpäeva. Ja lahendus oli siis see, et 4. päeval seisis ainult haagis seal tee peal, sellepärast, et seda punast veokit remonditi siis mõnisada meetrit suunaga Pärnu poole liinibussi peatuses. Päev läbi tehti tööd, vahetati käigukast ära ja auto siis sõitis minema. Mis minu meelest helistasin korduvalt politseisse. Politsei ütles, et nendel ei ole õigust ega võimalusi ega vahendid. Vahendid on olemas, see on loll jutt. Aga et mure siis on selles, et juhul, kui nad seda veokit sealt hakkavad teisaldama, siis nad võivad saada omanikult nõude, et nad on seda veokit kahjustanud. Aga see, et oli 3 päeva liiklus ja elu häiritud, seda ei peeta nagu milleks, et see on täiesti okei. Ja viimane nutulaulu osa on siis spordivõistlused ja laadimistööd.
spordivõistlustel sarnaselt nendele lühiajalise häiringutele tihtipeale paigaldatakse need korraldusvahendid vara ja need tekitavad segadust. Et iseenesest on hea, kui teavitatakse pikalt ette, et toimub näiteks Ironman või midagi sellist. Aga tihtipeale see paigaldus ei aita kaasa mõistlikule ajutise liikluse tähistamisele, vaid tekitab segadust. Ehk siis need tegelikud mõjuajad on selgusetud, märgid vedelevad vahest pärast võistlust nädalaid, isegi oleneb võistluse korraldajast. Ja siis, kui on see võistlus, siis need reguleerijad, keda kasutatakse, Tallinna lähedal võib-olla vähem, aga Lõuna-Eestis on need reguleerijad spordivõistlustel ikkagi väga ebapädevad. Ei oska nad istuda, astuda, kätega vehkida, vilistada ega seletada, mida teha, kuidas teha ja kuidas liikuda. Ja üks siuke kõige salakavalam asi, mis on väljaspool linnasid, on laadimistööd maanteedel, eriti sügisesel ajal. Pime, udune, libe metsamaterjali laadimine. Tähistamine on väga kehva õnnetustele. See on üks õnnetus, mis hüüab tulles. Ei ole meediast läbi käinud, et oleks mingit väga traagilist õnnetust juhtunud, väiksemaid asju on olnud. Aga kindlasti me peame kartma, et varem või hiljem ka mõni traagilisem õnnetus metsamaterjali laadimise või siis hakkimise puhul näiteks, mis on ka väga levinud viimasel ajal, toimuma saab. Seal lisaks tähistamisele on ka veel siis selline asi, et pimedal ajal need masinad, mis laadivad, on päris hästi valgustatud, aga see valgus levib ka siis selliselt, et pimestab liiklejaid ja teeb asja veel ohtlikumaks. Ja linnas ajutised sulgemised minu meelest täiesti olematu tähistusega ümbersõiduteede igasugune tähistamine täiesti ebaloogiline. Viimane kogemus eilsest päevast, kus Tallinnas Nõmmel oli tee sulgemine mingite tõstetööde tõttu 2 päevaks ja see liikluskorraldus lahendus, mis seal oli tehtud, oli selline, et sellest ei saanud mitte keegi mitte midagi aru. Kust, kuhu, kuidas sõita ja totaalne kaos. Kõige rohkem kannatasid Nõmme keskuse ristmikul jalakäijad, sest autod sõitsid lihtsalt nii, nagu ise tahtsid. Nüüd kokkuvõtvalt, et hästi üldsõnaliselt sõnastasin 3 ettepanekut, et täiendada asjakohaseid õigusakte, eriti tõkestussõidukite kasutamise osas ja eriti tehnorõkkete ja õnnetuste puhul. Järelevalvet tõhustada. Seda ma kujutan ette, et teehooldaja, teemeister võiks olla selles järelevaataja rollis ja kindlasti ka Transpordiameti siis järelevalvaja, kes läbi sõidab oma kollaste vilkuritega autoga teid, peaks pilgu peale viskama. Kui muud ei saa, siis oleks hea rahamasin. Aga loodetavasti paraneks ka ohutus. Ja siis nende õnnetuste puhul veel oleks ettepanek, et täiendada seda määrust siis selliselt, et vähemalt põhitrassid Tallinn, Pärnu, Ikla, Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa, Tallinn, Narva, aga ka Viljandi suund ja võib-olla diagonaalis ka Pärnu, Rakvere. Et seal peaks olema väga selline seinal rippuv kriisiplaan, mis saab, kui tee on kinni rohkem kui, kus on ümbersõidud
ja siis süsteem, et kui on ikkagi näha, et see tee on kinni kauem kui mingi X arv tunde, et siis tuleks see ümbersõit väga operatiivselt ära tähistada. Et seesama Pärnu maantee näide, kus see gaasiauto seisis, see tegevus oli tegelikult väga kaootiline ja nagu väga suur õnn oli, et tegu oli jõulupühade ajaga, kus liiklus tavapärasest oli, eriti just raske tehnika liiklus, veokite liiklus oli oluliselt väiksem kui tavaliselt. Et aitas kaasa ümbersõiduteede säilimisele, aga korraldus oli väga kehva. Mina vaikin ja annan sõna teistele. Siin oli Ainil tegelikult mitu korda käsi püsti, et tahtis sekkuda, et kas sa, Ain, soovid ikka sõna? Jah, hea meelega ma tahtsin täiendada paari punkti, et kõigepealt kui algusest pihta hakata, siis minu meelest on see, et märgid peaksid ikkagi arvestama hetke vajadusega ehk siis astmeline 30, 50, 70, 30 ainult siis, kui on tegelikult inimesed teel, 50 ainult siis, kui on ka tehnika tee peal ja kõigil muudel aegadel, kui parasjagu toiminguid ei ole, siis piisab 70-st, aga näiteks Rail Balticu ehitusaegu on need nii-öelda kellaajalised piirangud või ütleme tööga seonduvus kiiruse väärtuses puudub, et ühed märgid on väljas, siis pidevalt. Et see on üks asi. Teine, mis jätkuvalt nagu häirib, on see, et need, kas see oli 686, mis näitab takistusest möödumise suunda, et need ei ole ikkagi kõik õieti ja vahel tekib vajadus nagu või ütleme märkide järgi suunatakse, et liiklus peab käima siis kuskilt kraavist läbi. Et see on nüüd ja nüüd see, mis puudutab sulgemiste läbimängimist, siis teoorias vähemalt on linnal olemas liiklusmudel, kus nad saavad iga ehitusega seotud või mingi muu üritusega seotud sulgemise mõju modelleerida ja nendel on põhimõtteliselt võimalik läbi mängida ka mitme asja korraga sulgemise mõju ja trajektoorid läbi mängida. Selleks peab Transpordiametile ilmselt Järvan esitama mingisugused karmimad nõuded, et nad tegelikult tööle hakkaks. See oli minu kommentaar praegu. Roland. Ja ma panin vestlusaknasse ühe pildi ka vastupidisest näitest, et siin oli juttu sellest, et võib-olla vähe reguleeritud. Mul on üks pilt, üks näide sellest, kuidas on üle reguleeritud. Pisikene kõnnitee katte taastamine oli, ma lugesin seal kokku, sellel lõigul oli 40 liiklusmärki, et sihuke tunne, et kõik, mis kastis kaasas olid, need ka tee peale tõsteti. Et ilmselgelt siin pooled võiks ära koristada, mitte midagi ei juhtu. Ja linnas on see üsna nagu tavapärane vaatepilt, et ja mõnes mõttes ka arusaadav, et nii ehitaja kui siis ka ajutise liikluskorralduse paigaldaja, et nad peavad ennast siis kaitsma kõikvõimalike juriidiliste olukordade vastu, et kui kuskil mingi kõks peaks seal toimuma, et siis leiduks kohe märk, mida siis enda kaitseks kasutada, aga kas seda on vaja, et No ma ei tea, kui ma seda nüüd vaatan, siis siin ei ole mitte ülereguleerimine, vaid siin on täiesti reguleerimatus, et kui meil on siin ülekäigurada ja siis on jalakäijale pandud suund ja siis on keelumärk, et mida sellest peaks nagu arvama, et kus see jalakäija siis siin peaks nüüd liikuma. Nendel lõikudel, kus tegelikult ülekäiguradasid ei ole, need lihtsad kodutänavad, siis ei oleks ka tegelikult ajutise liikluskorralduse puhul neid märke vaja üldse kasutada, et inimesed lähevad nagunii üle sealt, kus nad lähevad, liiklusseadus seda lubab, kui lähima 100 meetri juures ei ole ülekäigurada, siis võid minna igalt poolt üle tee ja nii edasi ja nii edasi.
no igatahes väga ilmekas pilt kogu selle probleemistiku kohta ja tänud Allarile teema püstituse eest ja ka nende nii-öelda teema lahkamise eest, et siin kõigega saab nõus olla ja ma näiteks ka ühte pilti, et mida Allar nagu mainis, et linna tingimustes eriti jalakäijate ja ratturite nii-öelda marsruutide korraldamine on ikkagi väga nagu kehvas seisus, et see on ka siit nüüd tegelikult siis Tallinna linna Saue valla piiri pealt Veskitammi tunneli juurest ja Nõlvaku tänava otsas, kus siis torutöödega jällegi jalg- ja rattatee läbi lõigatud ja siis niimoodi läbi üle äärekivide peaks kuidagi siit kahelt poolt liiklust rahustavat seda valgustiposti siis kuidagi liikuma ja siit pildi pealt võib-olla ei saa aru, aga siin on lisaks ka veel niisugune üsna järsk kalle, nii et päris karm jah, et selgelt oleks vaja neid nõudeid nii-öelda karmistada, mingeid nii-öelda protseduure, et kuidas selliseid asju korraldatakse, et väga lihtsalt käivad need asjad, et kuidagi teeme töö ära ja saame hakkama, et selle matiga veel nii palju täpsustuseks või lisaks, et need, mis seal olid, need ajutised matid, et need kiiguvad ja kui seltskonnaga minna, meil oli niisugune juhus, et üks astus sinna mati esimese otsa peale, kaalus nii-öelda selle tagumise poole üles ja see, kes järgi läks, et vaatad peaaegu et varbaluu pooleks, et lööb oma jala vastu seda mati otsa ära, mis seal kiigub. Et neid peaks ka vaatama. Need peaks olema omavahel kokku seotud, need servad jah, kui sellised elassed matte kasutada, aga jah, kõik ei jõua määrusesse kirja panna, et pigem on võib-olla küsimus see, et kui me siin liiklusohutuse auditi portaalis räägime keskkonnast, keskkonnaloomest ja siis auditeerimisest ja nii edasi, et küsimus on, et kas ikkagi seda ajutist korraldust, mida täna tehakse ikkagi tundub küll, et nagu väga üle jala, et siis seda ikkagi peaks ka üle vaatama nii sõltumatult, kui see võimalik on, et sellised asjad oleks ohutud algusest peale, aga kui meil ei suudeta auditeid teha nii-öelda päris teeprojektile ja planeeringutele, siis vist täna tundub suhteliselt lootusetu. Ja kui teha siit väike sujuv üleminek järgmisse teemasse, et liiklusohutusprogramm, siis tegelikult seda teemat mitte ühelgi moel ei ole liiklusohutusprogrammis käsitletud paraku. Ja ilmselt ei ole ka meil näiteks andmeid, et kui räägime näiteks avariide andmetest, siis ei ole kuskil ju teada, et kas oli tegemist mingi ajutise korraldusega või mis seal siis oli, et täna oli ka see tudengite lõputööde konverents, kus ka siis mitmel pool tuli välja, et jah, et see nii-öelda andmete osa on ikkagi ka nõrk. Et väga palju on puudu, mitte ainult näiteks raskete vigastuste teema, aga palju muid nii-öelda andmeid võiks olla rohkem, et me saaksime mingisugust analüütikat teha. Me ei teagi, et näiteks kui palju mingi niisugune ajutine liikluskorraldus on tegelikult põhjustanud avariisid. Siin alles oli ka artikkel, mis puudutas neid elektrilisi tõukse, et tegelikult haigla statistikate puhul puudub selle jaoks vist, ma sain aru, et isegi kood, et kuidas neid märkida. Ja siis oli seal Pärnu haigla näide, et kes on siis kokku leppinud mingisuguse tähistuse, et hiljem oleks võimalik siis aru saada, et mis ja kuidas. Jah. Nii, et pool tundi on peaaegu läinud, et kas on selles teemas veel kellelgi midagi lisada? Kui ei ole, siis ma jätkan siit sujuvalt, et siin oli tegelikult, kuule, Allar, sul oli üks slaid veel siin peidus, et ma ei tea, kas sa... Siin on
selle joonistasin mina sinna vahele. Selge. Ehk siis põhimõtteliselt, kuna pikemad tulevad sisse, siis on vaja hakata neid ajutise liikluskorralduse lahendusi kontrollima, et kas need pikad suudavad sealt läbi ronida. Ja lisaks sellesama geomeetria kontrolli kohta on tegelikult üks asi veel, mis ei puuduta ajutist korraldust, vaid see, et Päästeameti sõidukite kohta on vaja neid geomeetria kontrolli mudeleid. Et praegu on öeldud ainult, et päästeauto on 12 meetrit pikk ja 2,5 meetrit lai, aga kuidas ta keerab, mitte keegi ei tea. Huvitav. Nii et lase sellest läbi edasi. Okei, lähme siis uue liiklusohutusprogrammi juurde. Allaril käsi püsti, tahtsid lisada? Selle Päästeameti autode kohta lihtsalt kommentaar, et on küll nii, et vahetati põhiautod ära. Ilmselt kuskil oli Scanial või nende baasautode ülejääk suur, võeti lühema teljevahega autod, millel on tagaülend oluliselt suurem kui vanadel autodel. Ja täna Citroen Berlingo või Škoda Octavia on parema tõusu ja lähenemisnurgaga kui tuletõrje Scania. Et ringteedest rääkides, siis need ringteed, kus on need täringu kividest laotud, siis nagu mis iganes alad nad on, et seal on juhused, kus tuletõrjeauto tagumine osa käib, kuna see on kalde all, siis seal käib tagumik pihta. Ja väiksed ringid samamoodi, et seal tagaülend on nii suur, et see on üks päris tõsine asi, mida jälgida. Rohkem ei räägi. No, siis tekib küsimus ka, et kuidas selliseid sõidukeid nagu hangitakse ja millised on need nõuded, et aga jah, see võib-olla läheb meie teemast kõrvale. Nii, aga lähme siis ikkagi selle lopi juurde, sest aeg armutult lendab ja liiklusohutuse programm, mille juhtiv koostaja on ilmselt Transpordiamet, on siis eelnõude lehel üleval olnud ja oli siin tähtaeg 1. oktoober, kui siis ametkonnad või ministeeriumid pidid esitama kooskõlastuse ja küsiti ka valdade linnade liidult arvamust. Et siit on nüüd näha, et tähtajaks tuli ainult linnade valdade liidult arvamus ja siis 2 kooskõlastustingimuslikku või märkustega on tulnud pärast tähtaega ja ülejäänud ei ole siiamaani suvatsenud üldse vastata. Eks see natukene näitab ka seda, et kuivõrd marginaalne teema liiklusohutus meil tegelikult on. Ja omaette võib-olla märkimist väärib see ka, et ja ma ei hakka midagi siia ekraanil lohistama, aga et kuidas seda teemat on nii-öelda meedias käsitletud, siis on pealkirjades käib ainult see nii-öelda, kas me hakkamegi 80-ga sõitma teema, ehk siis, et me tegelikult ei räägi sellest, et millised on meil reaalsed võimalused ja eesmärgid siis raskeid vigastusi ja hukkumisi vähendada. Et aga sellest eelnõust jah, et deklaratiivselt või nii-öelda sellises üldtekstilises osas on üsnagi tore dokument ja räägib õigeid asju ja kas või see sõnum, et tõesti on vaja uut kvaliteediõpet, siis kes sellega nõus ei oleks, aga kas siis tegelik plaan nüüd seda kvaliteediõpet toob, seda kahjuks väga ei paista ja räägitakse küll ohutussüsteemist ja mis see süsteem on, aga samas ikkagi räägitakse õnnetustest, mitte avariidest ja kui me räägime õnnetusest, mitte avariist, siis me ei räägi ka ohutussüsteemist, sest just ohutussüsteemis ei ole õnnetusi. Ohutussüsteemis on vead, mille tagajärg on avarii. Aga see on selline lingvistiline tähelepanek. Lisaks on veel päris palju sellist head teksti, mis räägib täiesti õigeid asju.
nagu kas või siin roheliseks värvitud laused, et ohutus tuleks integreerida planeerimisse, sest noh, sellistes suurtes planeerimisotsustes tegelikult nendel on väga suur mõju ka ohutusele ja see kõik oleks tore, kui siis oleks näha ka mingeid reaalseid nii-öelda tegevusi või meetmeid selles plaanis, mis siis nii-öelda kuidagi siis seda olukorda parandaks, aga jah, seda kahjuks näha ei ole. Et jah, palju ilusat õiget juttu, samamoodi väga oluline teema, nii-öelda linnapiirkond ja siis nii-öelda konflikt maanteedega, mis kas läbivad mingit aleviku asulat või siis on linna lähedal ja kus toimub ka siis maakasutuse muudatus, nii et need on sellised väga keerulised piirkonnad ja paraku see tõdemine siin, et asula piirkondade kiire hajus laienemine suurendab liiklusohutuse riske, et see on äärmiselt nagu tõsine ja teada probleem, aga jällegi, et mis siis on see lahendus, seda paraku ei leia. Ja eelnõus on siis tegevused jaotatud 5 valdkonda, andmepõhine juhtimine, kogukonna kaasamine ja siis on ohutu kiirustee ja liikleja. Ja neid on võib-olla hea vaadata siis sellest Exceli tabelist korraks nii-öelda pilt peale, siin on võimalik ka filtreerida. Võib-olla teen natukene suuremaks ja vaatame neid pealkirju, siis võib-olla esimene asi, mis nagu kui me filtreerime andmepõhise juhtimise, siis me leiame siit täpselt 2 tegevust, mis on nagu väga nõrk, et kui me oleme digiriik, siis jah, tekib küsimus, et kas nii-öelda selles valdkonnas me ka kunagi digiriigiks üldse saame, aga ja vaadates neid teemasid, siis kohe jõuame ka selle nii-öelda tagasiside juurde, siis tegelikult on Sotsiaalministeerium siis teinud ettepaneku, mis välistab siis reaalselt selle programmi elluviimiskava ajal nii-öelda selle raskete vigastuste analüüsi, et millest on muidugi kahju, sest see teema on olnud väga pikalt laual. Ja ei saada aru, et kuivõrd oluline see tegelikult on. Kogukonna kaasamist ka, siis noh, see on ju tore, kui me panustame vabatahtlikkusele ja koolitame siis vabatahtlike koolide nii-öelda laste saatja, et noh, põhimõtteliselt on ju iga lapsevanem võib olla selles rollis, aga Ainil käsi püsti. No ma tahtsin nagu kommenteerida, et kogu selle loo juures on finantseerimine kohaliku omavalitsuse eelarvetest. Ja selle juurde just pidin ka jõudma, et kui nüüd vaatame, siis jah, millised teemad kust eelarvest tulevad, siis noh, ega enamusel neil ei ole üldse eelarvet määratud või siis on jah, KOV eelarve, et kui võtame näiteks ohutu tee, siis siin on ka 2 osa, on siis nii-öelda põhimaanteed või riigiteede osa, kus natukene on nagu raha ja siis on teine punkt on siis turvalisemad tänavad ja teed, millega viidatakse siis kohalikele teedele, tänavatele ja siin muidugi kuskil mingeid numbreid ei näe ja lihtsalt on KOV eelarve, aga KOV peaks olema nagu mitmuses, sest neid on meil ikka omajagu. Et kuidas reaalselt neid asju jõustatakse, see on täiesti nagu lahtine. Aga jätkaksin võib-olla slaididega siit, et tõepoolest elluviimiskavade kohta on öeldud, et eelarvimine rakendamine toimub valitsusasutuste tereprogrammide raames. Noh, ma ei jõudnud endale selgeks teha, mis pagana programm see nüüd on, aga tõenäoliselt see midagi sisulist ei tähenda ja kindlasti mitte head.
ja teised osalejad viivad ellu siis kooskõlastatud kava alusel, aga kõigi kohalike omavalitsustega ei ole kava üldse kooskõlastatudki, nii et kui palju siis kohaliku omavalitsuse inimesed üldse teavad, mis selles programmis sees kirjas on. Ja igal tegevusel justkui on omanik, aga siis on ikkagi see, et on vastutajad mitu ja põhimõtteliselt kõik need tegevused, mis on siis KOV-i kraesse lükatud, nendel on siis palju vastutajaid ja kõigil on võrdne ja sõltumatu vastutus, nii et tegelikult ei vastuta siin mitte keegi. Mul on nagu vaheküsimus, et mis asi on tegevuse omanik? See peaks siis olema see asutus, kes nii-öelda seal tabelis kirjas on, kes peaks nagu tegelema sellega. Aga kuidas lingvistiliselt on õige öelda, et tegevusel on omanik? Jah, no selles mõttes, et räägitakse ka teenuse omanikuks või kes nagu vastutab, et peaks olema. Selles suhtes ma jorisen täpselt samamoodi. Ja see üks selge vastutaja peaks olema igal asjal, aga jah, seda vähemalt praeguses selles eelnõus ei ole näha, et ainsana on see, et siis Transpordiamet kord aastas peab tegema aruande, et Transpordiametil on vähemalt see vastutus, et nad peavad paberitööd tegema. Aga nüüd, kui vaadata seda kahte ministeeriumi kooskõlastust, siis siit on ka näha, et tegelikult seda vastutust lükatakse, veeretatakse ja Siseministeeriumi kooskõlastuses lihtsalt märgitakse ära, et kuna järgmise aasta eelarves, kusjuures see eelarve on ju ka täna alles eelnõuna seda ja ta on nii-öelda lugemisel, siis selle asemel, et sinna eelarvesse see summa ette näha, siis soovitatakse programmis panna sinna 0 ja märkida parem siis aasta hiljem sinna mingisugune number, et mida on vaja siis kuskilt leida. Ja siis tõdetakse ka, et see hoiatusmenetluse infosüsteemi arendus selle aastaga lõpeb ja järgnevateks aastateks planeeritud arenduteks, et mis on huvitav, et kui arendused on planeeritud, siis nendeks planeeritud arendusteks vajalik rahastus puudub. Järelikult ei tule sealt midagi. Ja Sotsiaalministeeriumi tagasiside on umbes sama, et siis 2026 on meil vaikelu, jätkame nii nagu kõik siiamaani on käinud ja siis 2027 ma ei tea, kelle armus siis äkki eelarvesse mingisugune number kirjutatakse. Ja siis huvitav on muidugi ka see viimane punkt, et selle asemel, et reaalselt siis asuda liiklusõnnetuste, täpsemalt siis avariide põhjustatud vigastuste raskusastmete eristamisele statistikas, siis pigem arutame, kas see üldse on nagu reaalne ja võimalik ja sõnastame siis selle ümber niimoodi, et me ainult analüüsime selle võimalikkust, aga mitte, et me hakkame seda nii-öelda ellu viima, nii et elluviimise analüüsi elluviimine on siis selle nimetus. Elluviimise analüüsi võimalikkuse arutamine. Umbes niimoodi, jah. Ja linnade-valdade liidult on võib-olla niisugune natukene sisukam tagasiside, kuigi jah, see on nii, et lükata nii-öelda palli teise väravasse kapsaaeda, et mis nüüd päris korrektne ei ole, et elluviimiskavas puuduvad trammi tegevused aastatel 2026–2029 valdkondades ohutu tee, ohutu kiirus, teed ei puudu, need on ikkagi olemas. Nagu ma näitasin, siis on ohutu tee punkt 1, mis on siis riigimaanteede osa siin alapunktidega ja siin on veel siis teekatte märgistusest ja on veel ja siis see punkt 22 on siin nagu kohalike omavalitsuste teema, nii et selles mõttes jah, see väide päris õige ei ole, aga siis see mure,
et kohalikud omavalitsused alailma siis tahaksid näha maanteedel ülekäigukohti sinna, kus nad on siis planeerinud inimesi, ehk seesama teema, mis oli selles nii-öelda programmi sellises tekstilises osas, et on niisugused probleemsed piirkonnad, siis jah, et ongi selline suur vastuolu, et ühelt poolt kohalik omavalitsus planeerib nagu maakasutuse ja siis teiselt poolt hüppab trammikraesse, et kuulge, et nüüd tehke siia midagi, et inimesed üle tee saaks. Ja samas teisalt see, et kiirusepiirangute teema siis sellest eriarvamusest ka päris täpselt aru ei saa, sest tegelikult ei ole selles kavas öeldud niimoodi, et Transpordiamet hakkab ütlema kohalikule omavalitsusele, millist kiirusepiirangut rakendada kohalikul teel, vaid pigem on siis nii-öelda see ohutute kiiruste põhimõte nagu välja toodud, et neid tuleks nagu rakendada süstemaatiliselt ja selgelt on ju see ikkagi tee omaniku nagu vastutus. Ja mis on huvitav see, et mina ja Roland oleme siin olnud tänavagiidi või tänavaruumi giidi, ma ei tea, millist nimed tohib kasutada täpselt, aga meeskonnas ja see on olnud väga keeruline töö, väga palju erinevaid spetsialiste ja arvamusi, et töö on ka veninud, aga et siin nüüd siis on selline väga optimistlik seisukoht või ootus linnade-valdade liidule, et see giid hakkab nagu justkui ise kujundama tänavaid selliselt, et kiirused on füüsiliselt jalakäijatele ohutud. Aga giidil ei ole ju mingit tagasiulatuvat mõju. Olemasolevasse skeemi giid ei mõjuta. No just nii ongi, et ega siis see giid on selline tore asi, ta ei ole isegi kuidagi nii-öelda ei määrus ega midagi, ta on lihtsalt selline kena nii-öelda soovituslik dokument või veebilehekülg, mis siis annab nii-öelda disaineritele soovitusi, kuidas tänavaruumi kujundada, aga giid ise ei hakka nüüd küll ühtegi tänavat ümber kujundama, nii et väga ikkagi see sõltub sellest, et kes tellib tänavaruumi kujundamist ja kes seda kujundamist siis teeb, ja see on ikkagi pikk töö ja nüüd, kuigi selles giidis on ka omaette peatükk nii-öelda kiired lahendused, siis jah, keegi peaks neid kiireid lahendusi siis ikkagi väga jõuliselt hakkama rakendama, aga selles mõttes on muidugi õige, et ega pelgalt märgi paigaldamine, piirangu kehtestamine ei taga veel nii-öelda seda ohutut kiirust, jah. Aga mida mina siit nagu siis kokkuvõtteks välja noppisin või sellised olulisemad puudused, et ikkagi, kui me räägime ohutussüsteemist, siis me ei räägi õnnetusest. Ohutussüsteemis ei ole õnnetusi. Ohutussüsteemis on vead, mis on nii-öelda inimene kujundanud ja neid vigasid me peame kõrvaldama ja niikaua, kui meil on need vead, siis on vea tagajärg avarii. Ja avarii tagajärg tähendab seda, et kas on mingi kergem tagajärg, pleki mõlkimine või siis kergem vigastus või raskem vigastus või surm. Ja kui meil on nullvisioon, mis seab eesmärgiks, et me ikkagi lõpuks rasked vigastused ja surmad elimineerime, siis jah, see nii-öelda me peame süsteemselt asjale lähenema ja õigeid sõnu ka kasutama. Ja täielikult puudub kiiruse ja massi vastutus käsitlus, et kuigi ohutuskiirusest räägitakse ja nende nii-öelda rakendamisest, siis kahjuks jah see, mis ma kõrval olen kirjutanud, et kuna baaskiirusi isegi ei arutata, et neid võiks muuta või peaks muutma, siis pigem sellega külvatakse sellist segadust, et igaüks nüüd hakkab mõtlema, et mis on see kuskil ohutu kiirus ja
iga siis ristmiku või teelõigu peal nii-öelda võib meil olla väga erinevaid neid numbreid ja mida ei suuda siis keegi järgida ega täita, nii et pigem on see nagu, võib juhtuda, et on hoopis samm tagurpidi. Ja siis on programmis või seal teostuses on näiteks reeglite ajakohastamine on alles 28-29. Noh, sellega võiks küll hakata kohe tegelema ja seda kiirust ja massi sisse panna. Ja see KOV-ide tegevuse jõustamine sisuliselt ei ole näha, et kuidas see nagu toimuma hakkab. No ja andmepõhisusest rääkisime, nii et jah. Ma tahaks nagu siin veel ühe punkti saada, et liiklusseadus tuleb uuesti kirjutada. No see ongi see reeglite ajakohastamine 28-29, kus juures sealt ei selgu, et kas nähakse nüüd täiesti uut liiklusseadust või siis liiklusseaduse reeglistiku osa. Ka see on nagu lahtine, sest ma kujutan ette, et ega siin võib olla ka väga erinevaid nagu arvamusi, et ma ei tea, kas keegi nüüd seda tänast seadust hirmsasti kiidab, aga kellegi jaoks on ta oma laps koos nende tuhandete muudatustega, mis seal sees on, nii et nagu teada, et noh, kui uusi seadusi kehtestatakse, siis ei taheta neid väga näppida, et aga seda liiklusseadust on küll ikkagi väga ropult näpitud ja väga palju segadust sellest ja vastuolulisi reegleid, nii et see vajaks minu arust 0-st 100-ni uuesti kirjutamist. Ja veel kokkuvõtet, et noh, kuna selline poliitiline populism on, et keegi ei taha nagu võtta sellist selget seisukohta, et teate, kiirus on see, mis tapab. Ja et me peame rakendama neid ohutud kiirusi lähtuvalt siis nii-öelda sellest keskkonnast ja olukorrast, sellest keskkonnaohutusest lähtuvalt, et me ei saa kõike ehitada korraga 4-rajaliseks ja ka see giid ei hakka iseseisvalt meil tänavaruumi ümber kujundama. Et see kõik võtab aega, aga et oleks hästi selge sõnum, et kuulge, et kiirus on see suur probleem. Ja lisaks sellele, et keskkond on puudulik. Ja et me tegelikult selleks, et olla nii-öelda tulla Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse, me peaksime tooma need baaskiiruspiirangud alla. Ja see ei tähenda seda, et meil 100% tänavatest oleks näiteks 30 või 100% maanteedest oleks 80, vaid et me pigem seda nii-öelda kiiruspiirangut tõstame siis, kui see tee ohutustase seda võimaldab. Mitte vastupidi, et meil on selline ohtlik baaskiiruspiirang ja siis me alandame seda siis, kui on nii-öelda tagajärjed käes ja leiame, et on probleemne koht. Ja kuniks sellel asjal puudub nagu selline seaduslik jõud ja see asi ei lähe isegi Riigikokku mitte, võib-olla käib komisjonist läbi, siis sorry. See asi ei muutu mitte millekski. Me tõdeme siis selle programmi lõpus jälle, et sorry, meil on vaja lähenemist muuta. Inimesed surevad ikka ja saavad raskelt viga ja me isegi ei tea, kui palju neist raskelt viga saab, sellepärast, et me ei suuda seda statistikat tööle panna. Ja nendest ettepanekutest, mis me oleme liiklusohutuse auditi portaali poolt teinud, on kauba tegelikult jõudnud sisuliselt ainsana see raskete vigastuste eristamine, mille elluviimise on ka siis Sotsiaalministeerium oma tagasisidega välistanud, nii et tegelikult oodatud lähenemise muutust ei ole näha. Ja siinkohal tahaks uuesti siis korrata seda olulisemat sõnumit, et pelgalt nii-öelda nullvisiooni deklareerimine ei vähenda ohtu. Riik peab võtma nagu selge vastutuse ohutuse juhtimisel. See peab hakkama pihta, ma ei tea, presidendist, parlamendist
see ei saa olla ühe ametkonna mingi niisugune paberi vormistamine. Et nüüd on meil programm, meil on nullvisioon ja siis iga aasta teeme aruande, et mitte midagi ei ole muutunud. Mikrofon on vaba. Vaatasin taustaks seda kehtivat liiklusseadust siin. Üsna, jah, mahukas, ligi 300 paragrahvi. Ja selles liiklusseaduses on ju see häda, et kui vanasti oli meil liikluseeskirjade määrus, siis oli üks selline suht selge dokument, kus juures see määrus sisaldas siis nii kõike liikluskorraldusvahendeid, kõiki asju, ta oli üks tervik. Ja siis leiti, et määrusega ei saa nagu kohustada kedagi midagi või anda mingeid õigusi või asju, et see asi peab olema ikkagi seaduse tasandil. Ja no siis tehti seadus ja siis seadusesse siis kruviti sisse ka igasugust muud teemat. Ja noh, nagu muu hulgas ka siis nii-öelda ohutusvastutus või ütleme keskkonna üle, mille kohta on siis üks paragrahv, kui me seaduse nüüd üles otsime, ekraanile lohistame, siis sisukord ja liiklusohutus, liikluse korraldamine. Ohutu keskkond, sihukest mõistet nagu ei leia. Otseselt sellist ei olnud, aga noh, mis räägib planeerimisest. Ei, see oli paragrahv 3, liiklejate turvalisuse tagamine. No siin on, et see viga, esimene koht. Liiklusohutuspoliitika töötab välja Vabariigi Valitsus. Noh, ta võib ju töötada, aga see asi peaks ikkagi käima parlamendist läbi ja see nii-öelda plaan peaks olema nii-öelda seaduse jõuga, kust kaudu siis tuleks ka nii-öelda eelarve ja kõik muud asjad. Aga siis siin on see planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus tagama liiklusohutusnõuete järgimise. Ja kui oli planeerijate konverents Tartus kevadel, siis ma tegin ettekannet ja ma küsisin siis saalis olijatelt, et kas keegi teab, et mis lause see sihuke on, kus see on. Siis ei tõusnud jah ühtegi kätt ja siis üks tuntud Tartu planeerija siis pakkus, et see äkki on planeerimisseaduses. Ja ma ütlesin, et jaa, see oleks loogiline koht, kus ta peaks olema, ta ei peaks olema liiklusseaduses üldse mitte. Peaks olema planeerimisseaduses, aga sealt teda ei leia. Ja noh, kuivõrd ükski käsi ei tõusnud, siis see nagu kinnitas seda, et see säte on vales kohas, sellel ei ole mitte mingisugust mõju ega ka tagajärge. Et sellise kvaliteediga on meil see Eesti Vabariigi õigusloome selles valdkonnas paraku. Kas seal on sama lugu nagu Aini sillutiskatete juhisega, et ei ole seda nii-öelda huvilist, kes võiks tellida selle asja? Et ministeerium vist ise ei hakka seda otsast peale kirjutama, et see peaks kuskilt tõuge mujalt tulema. Asjal ei ole omanikku. No me kõik oleme selle omanikud. No siin on muidugi nüüd see värske muudatus on see, et Kliimaministeerium on meil siin vastutaja, mis puudutab nii-öelda turvalisuse ja ohutuse tagamist. Kusjuures see on selles mõttes huvitav, et on kaks sõna, on turvalisus ja liiklusohutus.
ja noh, ega väga palju kasutatakse ju turvalisusohutus sünonüümina, aga siin on kaks erinevat sõna ja mis on nende Siin erinev ma sisu. isegi ütleks, et selle turvalisuse tagab Siseministeerium ja liiklusohutuse Kliimaministeerium. Turvalisus on see, kui sa seal Balti jaama tunnelis liigud. Jah, Et see tunnetatud ja sotsiaalne. just. See on siis mupo või? Vot, aga teate, me oleme oma aja täis rääkinud ja võiksime teha viimased kokkuvõtvad sõnavõtud enne järgmist lohutust. Taks kirjutas hea artikli, vist oli Delfis, mis puudutas ka neid piirkiirusi ja asju. Aago. Ja rääkis sama juttu, mis põhimõtteliselt sina praegult siin, aga natukene pikemalt. Neil oli 2 peale kellegiga see. Olid head statistikad ja graafikud ka juures. No, artiklite sadu on olnud kõva siin enne valimisi, et meie siin valimiskampaaniat ei tee, kuigi siin mõned nii-öelda kandideerijad on. Aga jah, et see liikluse teema on kohalike omavalitsuste valimistel väga kõva teema, et ka debattides on see ju põhiline, nii et kui see on niivõrd oluline, siis pagan võtaks küll. Miks siis see ei paista nagu nendest tabelitest välja nii-öelda numbriliselt, et see päriselt ka oluline on. Aga ilmselt on see, et ta on lihtsalt ikkagi jutu soojaks rohkem ja sellega peame vist leppima. Vot, aga kuna aeg on täis, siis tõmbame siin otsad kokku ja ootame siis jälle ettepanekuid teemade osas järgmiseks korraks. Ja Allar pani käpa püsti. Mina teen ettepaneku selle korrashoiu teemal natuke mõtteid vahetada, eriti mis puudutab teepeenraid ja kraave. Et mulle isiklikult väga südamelähedane teema. Paneme kirja. Aga teemasid saab jagada ka teisi kanaleid pidi hiljem, et peame sidet. Olgu, tänan kõiki osalemast aktiivselt ja mõned ka passiivsemalt kuulamas, nii et järgmise korrani. Seniks olge hoitud ja kõike ohutut. Ja, olgu, tšau.